Ühesõnaga on teisipäeva hommik, kell on 6:55. Jõudsin just saali, ärkasin kuskil 2 tundi tagasi, tegin hommikul kavasi, sõin ja nüüd siis oleme saalis. Täna meil on vist mingi 6 klienti saalis, ma ei mäleta siin, ma ütlen ausalt. Ehk siis esimene klient tuleb umbes 10 minuti pärast. Siis põhimõtteliselt on back to back to back to back to back. Ja siis lähme koju, pakime ja siis täna kolime uude korterisse. Et miks ma eelmine nädal võib-olla veits vähem aktiivne. Üldse social medias võib-olla on olnud veits vähem aktiivne, eriti Instas. Ongi siis see, et ma kolime ja kolimisel on nii palju audu, siis kolimise kõrvalt teen kõike muud. Üks töö, muud asjad ja siis lihtsalt pole olnud aega Instasse hullult postitada. Aga jah, täna saan uue korteri. Väga ootan seda. Väga palju päevaid trenni on teha. Ise tõenäoliselt neid hästi ei tea. Ehk siis ma näitangi teile siis trenne, siis tööpäeva, kolimist. Ja siis tõenäoliselt enne kolimist lähen veel poodidesse ka. Uude korterisse asju, siis ma näitan natuke siis ka see. Et tuleb põnev päev. Nii. Maks plahvatus. Pom, ilus. Hops. Kopsu õhku täis. Reload ja pum, up, hästi. Good. Nii. Up, pum, väga ilus. Üks veel. Up, hästi. Ja paus. Oleme siin Mikuga teeme koostööd siis alates telekanami alustusest. Mingi 5 kuu äkki midagi sukust. Varsti pool aastat, ma arvan. Varsti pool aastat, jah. Koos oleme teinud siis üks fight, ei? Ei, no kui me nüüd amatööri ikkagi arvesse võtame, siis ikka mingi 2-3 või? 3, jah. 2 amatööri vist tegid ja siis tegime sellega õlleka ka, kus Mikk lõi kohe nokki kõik, et et alustasime sellest suuri õlgõitsa tappes, on ju. Nüüd on mõla vist suht heasse korda saanud. Selles suhtes ise kirjutasin, tundsin, et kuradi... No ma ei olnud jõmmi teinud mingisugune aasta, ma ütleks nagu kindlalt. Olin ka ladunud lihtsalt lappa, kotti kõike. Ja siis mingi tundsin, et kuradi õlg on lihtsalt putsis, et tunnen, et oleks vaja veits nagu jõudu peale teha. Ja Rasmus mõtleks väga hästi see nagu hakkama, et mis ma mõtlen, mingi poole teisega saime tegelikult juba, valu läks täitsa ära ja tegelikult juba paar kuud hiljem sain juba hakata võistlema. Ja, eks see õlavärk on siuke common asi fighteritel, et saime korda, nüüd teeme jõudu, teeme tugevamaks ja teeme kiiremaks ja plahvatuslikumaks ja kuna su eelmine fight on? No nüüd sügisel, ei hakka praegu asjaolusid avaldama, sügisel. Davai, ootame päevusega. Tahad meie veel lisa? Pange follow, RK Coaching, Rasmus Klasport, Mikk Veresmaa, näete, repin kuradi Rasmus ka ja let's go. Nii, olge hästi taga, squeeze. Just nii, tõmba veel rohkem välja. Nagu rohkem taha. Nii. Lõpp. Ja taha. Nii palju kui saad. Squeeze. Meita. Squeeze. 2 seal. Squeeze, 1 seal. Meitus. Ja squeeze, väga ilus. Väga raske polnud. Davai. Nii. Squeeze, 1, 2, 3. Squeeze, 1, 2, 3. Klaped seal.
küünakid taha ja üles. Jep. Nii, squeeze. Squeeze. 3. Squeeze 2. Squeeze 1. Pigista. Boom, hästi. Ühesõnaga, oleme Katliniga trennis. Katlin on wellness võistleja, tulevane. Katlin ei ole praegu väga jutukas, sest ma olen juba kiusanud teie pool trenni. Jah, ei see on aus. Aga mis teha? Keha nõuab see kiusamist, järeleks, et keha kasvaks. Ikka. Ja jah, kuna lavale lämme? Kevadel võiks minna. Võiks. Siis tuleb lihtsalt roppu tööd teha, ega siin midagi muud ei ole. Räägi, palju sa kaalusid? Ma alustasin, siis ma olin 89 kilo. Jah. Praegu ma olen 60 kopikatega, kuidas kunagi. See on siis 30 kilo umbes. Nagu selliseks saada on jah, 2 aastaga põhimõtteliselt. Ei ole 2 aastat siis? Varsti saab 2. Detsembris? Jah. Varsti. Mul on suvi. See on poole aasta Minu pärast. aeg on suvi läbi. 1,5 aastat, see umbes. Vot tak, aga egas jutustamises palka ei maksa, nii et teeme seeria. Nii, hops. 8 veel. Nii, pomm. 3. Nii, hop. 4. Nii, hop. Läheb. Easy. Ahah, 3 veel. Hop. 2 veel. Nii, hop. Squeeze. 2 veel, 1 veel. Nii, hop. Squeeze. Väga. Oi persse. See on tagareis. Peaaegu. Kaudselt on omavahel ühenduses. Oi bravo. Ja. Mis veel tahab põnev lisa? Põnevat lisada või? Jah. Mis su edu saladus on? Ozempic või? Ei ole. Rasmus. Maksureklaam. Tuleb süüa korralikult, käia trennis, õnnelikku elu elada, rõõmus olla. Ozempic. Jätkuvalt ei. Mis see teine asi on, see reta või? Kindlasti mitte. Ma arvan, et lihtsalt siin on järjepidevus, midagi muud ei olegi. Ma kahtlustan ka see. Kuigi internet väidab, et ilma Ozempicu ja retata enam ei saa. See on bullshit. Jah. Ikkagi peas on hästi palju kinni. On. Ärge kuulake TikToki. Kuulake Katlini juttu. Ja. Ma olen kõige targem. Ma ikkagi kummardan Virsiku emalalt jätkuvalt. Võtak, aga kiusame sind veel, jah? Egas midagi. Jah. Nii, maks taha ja kaugele. Sügav, boom. Kauge, üles ja pinge. Pinge, õpp. 6, ei, 8 veel. 7. Boom, 6. Chest up, õpp, boom. Liigub, õpp. 3 veel. Õpp, 8. Pinge, õpp, viimane. Easy. Let's go, õpp, hästi. Väga hea, noh. Mu tagumiku lihas nii värises. Väga hea. Et ma ei tea, kas mina värisen või tema väriseb. Ta õigesse kohta. Tagumiku lihas on sinu küljes, nii et te mõlema väris. Aga kõige hullem on, et sa ei kontrolli seda, siis ta käib niimoodi. Ikka juhtub. Õpp. Õpp. Ilus.
2 seal. Nii, õpp, lahvad tõus, õpp, boom, 1 veel. Ära ette vaju, lihtsalt tule otse üles. Nii, õpp ja just, väga ilus ja paus. Hästi. Jõudan ka. See on siis Karl. Karl on jiu-jitsu ähtlit. Karliga oleme teinud siis, kui me alustasin? See vist oli november eelmine aasta. Mis küll, Novembrikuust. Umbes 3-4 aastat siis. Et Karli ma olin enne siis ka gymmis näinud. Siis ta tegi päris palju siukest rehab asju, et mingi, mis su põhiprobleemid olidki? Jah, peamiselt oli selg 2 kohast niimoodi, et siuke keskselg ja alaselg, mis nii-öelda käisid aeg-ajalt kogu aeg kimbutamas ja juba nagu siuke 2 aastat hoidsid mind nagu jiu-jitsu matist eemal. Et siis jah, üks päev, kui sa korrigeerisid minu tehnikat ja uurisid, millega ma tegelen ja et okei, tegelikult teoorias teeksid jitsi, kui saaks. Ja ütlesid, et kui sa saad näidata, et siis võta ühendust ja siis ma lõpuks mõtlesingi, et mida ma pusin üksi, et ma olin nagu füsioterapeutide asjadega jõudnud sinnamaale, et kui ma tegin järjepidevalt sama kava, et siis oli nagu hästi. Aga ma ei suutnud seda kuskil edasi skaleerida, et... Ma olin päris pikalt näinud sind ka saalides, sa tegid nagu mingi... See jäidki sellega silma, sa tegid asju, mis olid mingi ala Y-raisid ja asjad, mida ma nagu tavaliselt ei näe, siis ma olingi, no miks sa Y-raisid, et... See oligi just esimene asi, mis ma küsisin. Jaa, see oligi, et ma põhimõtteliselt, kui mul need vigastused tekstid, siis ma lihtsalt tegin hästi palju nagu research'i ja otsisin igasuguseid asju, mida nagu peaks tegema. Ja teoorias, et see kõik kuidagi, et see kõik peaks nagu ka progresseeruma, aga kuidagi iga kord, kui ma hakkasin siis nagu proovima raskuseid tõsta või nagu liikuda mingite standardraskuste poole, et siis toimus nagu see regresseerumine või regressioon ja siis oli nagu hästi frustreeriv. Aga jah, siis kui me hakkasime koos tegema, siis põhimõtteliselt peale esimest kuud detsembrist ma olin juba matil tagasi ja... Suuk äkku läks, jah. Minu arvest algul, mis sa lootsid, mingi 3 kuuga saaks korda jaoks hästi, aga suht jah, mingi esimese kuuga saime juba päris heaks. Ja füüsik on ka jälle muutunud, ma olen sellega väga rahul, et vorm on ka nagu väga kindlasti teistmoodi. 100%, et me oleme siin jõudnud juba teha nagu mingi cut-i faasi ja praegult oleme massifaasi ja valitsin jälle cut-i. Et just seal cut-i perioodi lõpus, et siis ma kindlasti nagu vaatasin, et see on kindlasti nagu parim vorm, mis mul on olnud. Ja mis su võistlusplaanid on? Jah. Plaanid olid alguses suuremad, aga praeguse elutempo juures ma arvan, et see on lihtsalt siseriiklikult Eestis lihtsalt käia võistlemas, kus on võimalik ja vaatab, võib-olla järgmine aasta läheb paremini, aga... Selles alati sa peaks skaleerida üles, vaata, et... Jah. Aga jah, pigem on see nagu võistluspool minu jaoks see, et ma profisportlane ei ole ja ei ole plaanis hakata, aga et mis ma olen lihtsalt tähendanud, et võistluse ettevalmistuse ja seal võistluse pinge ja adrenaliini ja kõigega see arenguhüpped, mis ma varasemaselt olen ka nagu võistlustel teinud, on alati olnud nagu nii palju suuremad, et seda sama asja nagu trennisaalis luua on nagu keeruline, et just seda nagu otsu tegemist, pluss ongi kõik vead ja asjad, mis sa võistlustel teed. Sa paratamatult analüüsid võib-olla neid rohkem ja pingelisemalt läbi kui... Eks on, kui see on kindel goal, siis sa teedki selle nimel hästi palju tööd ja teedki see 3 kuuse prepiga mingi rohkem tulemus, kui võib-olla aasta teeksid, kus sul ei ole see, et... Jah. Ei, et ongi ja mõnus millegi poole pürgida ja need võistlused lõbusad ja selles mõttes võrreldes võib-olla paljude teiste võitlusspordialadega ka teatud määral vigastusohud on nagu natukene väiksemad, et oleneb muidugi sinu enda stiilist ja vastase stiilist, aga saab nagu võtta asja mõistusega ja saab nagu pikalt selle spordiga tegeleda, et siis on nagu... Ei, selles jääme ja mina väga ootan. Et jääme ootama just sinu võistlusi. Jeps. Saad mohkamist kuulata. Mis siis see? Saad mohkamist ja puhkimist kuulata. Panen õhtul endagi magama jäämise taustaks. Nii, tõmba see küünel alla. Õlg. Nii, squeeze ja pool. Nii.
Üš. Jop. Ja anna kehas natuke kaasa ka. Just nii. Veeta. Squeeze. Squeeze. 4 veel. 3 veel. Ära nii palju kaasa roteeru, liigu otse alla. Jop. Vahe tegelikult. Kõigepealt fikseeri õlg ära. Just tõmba. Squeeze ja pull. Squeeze ja pull. Puusal. Kolm veel. 2. Viimane. Nii. Squeeze ja pull. Ja paus. Väga ilus. Ühesõnaga, oleme siin siis Juliusega. Julius on siis... Tere. Mis me oleme? 6 weeks out? Või on 7? 6, 7? 6-7. Jah, et ühesõnaga Julius on umbes 6-7 weeks out ja lähme seestikatele. See on siuke teine hooaeg meil siis ja siuke test soojendusvõistlus kevadhooajaks. Ja Julius on mu kõige pikemaaegne klient. Me alustasime siis 24 kevada. Ja siukest märts. Mingi kevad, jah? 24 märts, jah. Jah, et siuke vana abielupaar. Jah, pikalt juba. Ja, pikalt kiusatas siin juba. Et jah, kuidas üldse lavani jõudsid? Treener surus. Või relva pähe ja lihtsalt sundis. Nüüd peab minema. Ei, tegelikult nii hull ei olnud. Pigem oli... Tahad ise rääki või? Ma ei mäletagi enam täpselt, kuidas see oli. Ja, see nii, et me tegime see esimest katti. Tegime, mis su põhiprobleem oligi see, et kattias läksid väikseks ja nõrgaks, pulkis läksid paksuks. Pehmeks. Ja see oligi see, et tegime see esimese katti ära. Siis kui pulkisime ka, pulgis ei läinud otse pehmeks nagu natuke ikka, aga nagu suht ilusti. Ja siis kuidagi see mingi moka otsast olid. Ei ma tegelikult olen mõelnud, kunagi võiks ju nagu Sa olid kohe mingi, ja läheb. lava asja ka, et ma ei tea, siis ma ei tahi. Rohkem mul polnud vaja selleks. Ja siis käisime. Siin me oleme. Julius on eelmise aasta sügises, siis mis on esimhooaeg väga ilusti ärenenud. Kõik kohad, mis oli nõrgakohad ja mind häirisid, alla selge need kohad on väga ilusti järgi tulnud. Aga põhifookus on meil siis kevad. Sügis on siuke nagu semitestimine, et vaatame, mis see lava varem on, mis on puudu, ja siis kevadeks teeme veel varem asja. Kevadel lähme võitma. Kevadel lähme võitma, et kevadeks on jah, suured plaanid. Oot, see on Julius siis. Jalad Leelo. Nii, vedab peale. Leelo hips back ja hästi. Keerad toliselt veits peale. Just praegu väga hästi. Käed alla, vaata küljele, astud, boom. Üks käsi siia, boom. Nii. Võta. Natuke saad siit laiaks. Ja nüüd abs. Yes. Okei, go. Proovi siin ka need transitionid teha, et samamoodi. See on jah. Boom. Laps. Hästi. Veits vähem kallet taha ja veits pikaks. Squeeze abs. Pressi see õlga ja natuke roteeri peale. Yes. Nice. Nii. Samamoodi. Lased poosi ilusti lahti. Võid see kätte hoida see nime. Ja siis viska see nagu... Vaata, nii. Vaata, too nagu siit laiaks on. Ja vaata, see on see popik ka ja sellega pigist tegelikult. Yes. Swing.
natuke kaldud liiga palju. Jah, vaata, see kohe laiem. Et liiga nagu taha vajud, siis kaob see laius. Praegu on hästi, praegu meeldib. Nii. Ei, siis ei pea astuma, siis ei saa seda teha. Jõu, ühesõnaga pole alustasin vlogi mingi nädal tagasi. See oli siuke tööpäev, filmisin päris palju seda. Nüüd siis on nädal aega möödas. Ma terve eelmine nädal kolisin, ehk siis ülikaootiline nädal oli full vutsis. Ei jõudnud postitada, ehk siis nüüd teen teise poole vlogist ja siis lõpetan selle. Ehk siis täna teeme jalgu, teeme jalatrenni ära ja siis topime veel mingit pudi-padi siit-sealt ja siis teeme see vlogi lõpuni, ehk see ongi täna siis nädal hiljem, ehk siis teine poolsest vlogist. Proovin rääkida mingi kokkuvõtte teksti eelmise nädala vlogis ka ja läks putsis, mis ikka, aga ei ole hullu. Alustame siis sisereiega, ehk siis täna ongi siis reied, jalapäev ja me põhiliselt teeme siis reie tagasi, aga alustame sisereiega, teeme ühe kvaaderituse ka ja siis teeme hämmisi, et praegu on mu siuke upper, lower split. Üks lower on siis rohkem pull, üks on rohkem push ja jalaga samamoodi, üks on rohkem esiosa, üks on rohkem tagasi ja nii ta on, et 4 trenni ajas, eks praegu alustame sisereiega, plokk on põhjas ja hakkame siin teeme siis 3 setti. Jällegi, nagu ütlesin, plokk on põhjas, oleme täna Siku HCs, mis on saal, kus ma põhiliselt töötan. Täna ka, et just andsin, mis ma andsin, 3 trenni andsin hommikul. Nüüd oma trenni. Saab üks klient otsa, siis lähen stuudiosse. Homme lendame Poola, ehk siis lähme elukaaslane pooleks näheks Poola, chillima, lihtsalt puhkama. Praegu ongi siis see, et me teeme siis viimase ettevalmistused, täna rohkem tööd, teeme muid asju ja siis Poolast saab siuke ka fun week, kes seal teeme ka loogi. Et ühesõnaga siuke mõnus tummi jalapäev tõtta. Ühesõnaga, kuna ma olen vana inimene, siis põlved on mul putsis. Et mul on igasugu põlvesideme olnud, praegu mul on siis need HC preomad, ehk siis HC lahkelt andis mulle paari põlvesidemeid ja paari küünelike sidemeid. Need on päris jämmud, mis mulle meeldib. Sellega ainult see jama, et mulle neil oli vist XL oli kõige suurem, oli 2XL. XL oli kõige suurem, neil on 2XL. Eks nad pidid eraldi sõmmima mulle 2XL-ised. Nii nad ka tegid, jällegi väga nunnu. Suured tänu Veronikale ja HC-le. Ja ütles ikka, et isegi kui mingi hetk on 3XL, et siis saame ka hakkama. Ehk siis praegu teeme jalapressi, teeme ühe jalaga, siis sätime kaamera paika ja teeme praegu soojendussetti. Nüüd ongi see põhimõtteliselt ainus siuke esireie harjutus. Et ilma põlvesidemata üldse kannata, aga põlvesidemega on päris okei. Enne proovisin ilma, suhtleva, see on praegu soojendus peal. Meeldibki teha harjutusteks soojenduses selle asjaga, selle sama harjutusega, lihtsalt kergema raskusega. Ehk siis kõige parem jalapressi soojendus ongi jalapress. Ja miks ma see korral setti kannan, on siis see, et ma lihtsalt tunnen, et ma alakeha päeval teen päris palju tööd just läbi oma selle gradi keskkoha ja alaselja, ja siis ta lühitab neid veits välja. Pluss on see, et ta aitab hoida neid lihase mitte töötamast. Et otseselt väiksemast keskkohta ei tee, aga ta hoiab lihtsalt nagu need lihased koos.
ja see ongi see, et kui lihas ei lähe töösse, siis keskkohk ei paisu lihassarjalt, et umbes sihuke loogika seal on. Aga noh, nüüd on ka sihuke asi, et palju ei sobi, palju mõne sobib, mulle sobib. Ma mingi 6 aastat kasutan neid, et hakkasin kasutama just sellepärast, et mul oli alaseltkonna vigastus ja siis kuidagi jäi kasutusse. Praegu oli 50 peal, tegime sooja. Jällegi põlved on natuke funkid, aga laeme peale hakkame tegema. Ühesõnaga, set 1, praegu on peas mingi 70, jällegi pole palju, alustan vasaku, kuna vasaspõlv on veits rohkem putsus, andis rohkem tunda. Eks vasakuga alustame, paneme selle eelkäised paika ja hakkame seal minema. Eesmärk on 12. Natuke toestan käega põlve ka, saan veits sügava minna, ilma et põlv teeks valu. Otse käega kaasa ei pushi, lihtsalt toestan. Toestangi just see alumist osas, et ta ei läheks liiga sügavale ja et ta püsiks nagu stabiilne enam-vähem. Et just kui ma sinna sügavasse asendisse all lähen. Paremaga on okei, siin nii palju pole vaja toestada. Maksimaalselt sügav. Iga koldus. Üleval põlv ei lukku. Lukku ei lükka, muidu põlve laiget. Siia võib ise veits juurde panna. Pahengi mingi natuke peale. Ma üle ei viitsi filmi läinud, kuna see vlog tuleb nagu muude asja peale ka. Et siis ongi see, et eriti kuna see on mitu päeva sees, siis ma filmin natuke trennis igast seti. Ühe setis igast harjutusest. Harjutusi ei ole palju ja siis võib-olla teeme mingi väikse pausing asja ka lõppu. Aga jah, praegu siis niimoodi, et vot, jalapress on siis, siin teen nüüd 4 seti. Ühesõnaga, nüüd on siis põlvega hääldused, eks mul tuleb nüüd 3 tagareie harjutust järjest, sest mul on fucking nõrgad tagareied ja coach ütles, et on aeg mitte tussu tagareiega olla. Ehk siis tagareie saab mõnus keppi. Alustame siis ühe jalaga põlvega hääldus lamades, siis tuleb ühe jalaga seistes põlvega hääldus ja siis tuleb glute ham raise ja siis on sääred. Kava isest pikk ei ole, aga ta niikub korralikult. Et vahepeal ei olegi vaja palju, on vaja lihtsalt tummiselt. Et ei ole vaja lükata siin kuradi tunde, on vaja lihtsalt pool tundi kuradi lihtsalt fucking kütta peale rõvedalt. Ühesõnaga, aitab küll seksi naljast, teeme trenni. Aga ma tõmba veits hinge. Eelmis setis räägin siis vahele ka, et mis me eelmine filmisime. Ma tõenäoliselt olen need klipid juba enne pannud, enne siis editanud. Ehk siis mul oli see trennid, tegingi mitu trenni oma sportlastega. Natuke tegin lühiintervjuud, rääkisime ka, et protsessis, kuidas nad tulid, miks nad tulid, kuidas meil läinud on. Ja siis ma tõenäoliselt peale seda praegust siis panen eelmise näe pausingud. Ehk siis paar pausingtrenni, mis meil on ainult lihtsalt mingi lühikesed klipid ja siis ma arvan, ma panen siia mingi kodus mingi toimetuse ka, näita võib-olla muud kvartalit veits. Et ei tea, siis ma alles lähen koju peale see ja siis vaatab. Aga ühesega natuke jäpin siia juurde ka. Et natuke kaootiline on see vlog, ei ole hullu. Mõtles pohhu, et ma juba filmisin mingi klipi ära, teeme mingi klipid juurde. Et siis ma saan need kõik maha tõmmata ja alustada Poolas uut vlogi. Et jah, kahjuks eelmine nädal oli tõesti kiire kolimise ja kõige muuga. Aga nüüd on siis kolitud. Täna andsin just enne seda trenni andsin võtmed üle ka. Vanakorteri võtmed siis on juba 1,5 nädal sees elanud uues. Väga hea upgrade, väga rahule eluga. Ja jah, eks siis näitan ka teile. Ja jooksvalt näete. Aga jah, sükese mõttes, süke plaan. Aga teeme trenni edasi. Sest ega mõlliseme siis palka ei maksa. Proovisin leida mingit nurka, mis ei näe võib-olla nii kuradi perese fookusega välja. See on süke enam-vähem, näitab hämmise ka okilt.
ehk siis jällegi same shit, 1 jalaga asi. Alustame nõrgema poolega, selleks on mu vasak. Ma ei ole haatsesse kava teinud enne, nii et vaatame. Võib-olla panin palju peale, võib-olla panin vähe. 27 millega. Ai puts, pigem palju. Ja siit taga. Võtame jalga. Tuli ainult 7. Juba läks liiga jooks. Ehk siis, kuigi ma tundsin, et mu parem jalg oleks välja jõudnud, siis kuna vasakuga ma 7 peal failisin, siis ei ole pointi paremaga juurde teha, sest muidu on lihtsalt see, et parem läheb tugevaks, vasak jääb nõrgemaks. Ehk siis balansseerime paremat vasak järgi. Veits ega lifti, aga Spartas ma tegin niimoodi, mul oli 10, 15, 10. Prime asi on, ehk siis ongi see, et ideaalis, kui sa trenni teedki ühes saalis, et sul on kindlam asjad, iga asja tunnetus on sama. Iga on tunnetus sama, iga raskus samad. Saad vaikselt progresseerida, aga kuna ma käin Spartas päris palju vahepeal, sest see on mu uue kodu kõrval ja lihtsalt vahelduses, kui ma olen aastaid HC-s käinud. Aga samas ma töötan HC-s, et ongi see, et mulle HC-s väga meeldib teha. Aga vahepeal ma treenin siin mingi 7 inimest ühe päevaga, siis ma lihtsalt tunnen, ma tahaks keskkonnavahetus enne trenni. Et see ongi see, et teen päev otsa HC-s tööd, siis ma õudselt meeldib saal, siis lähengi annan klienti ja siis näiteks, teen enda trenni Spartas. Ja vastupi, et vahepeal mõnda Spartas mitu trenni, siis ma peangi HC-sse tegema. Et täna lihtsalt see, et 2 kliendi vahel oli väike auk. Täitsin see auk oma trenniga, aga praegu see ei vastanud üldse selle, mis oleks võinud olla. Tundsin, et need 7 koldust ei olnud väga head, ei olnud väga kontrollitud, ei olnud väga puhtad. Aga pohhui, tuli ära, jätsin poole, kui läks väga rõvedaks. Ja nüüd siis võtame, ma arvan, mingi 6 kilo maha ja hakkame sealt see ajas minema. Et tahaks ikka hoida sükest puhas kvaliteetset koldust, aga jällegi ma nüüd saan siis selle sama kava algbaasi siis HC-s kirja, pluss mul see Spartas. Nii, et kui ma mingi järgmine kord sattu see kava tegema, emba kumba, siis need on 2 saali, kus ma käin, siis ma juba tean, et okei, HC-s on need numbrid, Spartas on need. Et ongi, kui te peate käima mitmes saalis või nagu te ei käi ainult ühes saalis või tahate mitmes käia või tahate vaheldus või mis iganes põhjusel, siis ma soovitan valida 2. Näiteks mu klient ka, Rasmus. Ma tean, et tal on HC ja tal on gym. Gymi asi on samad kõik, HC asi on samad kõik. Et see ongi see, et kumb ta käib, me vaatamegi neid, andsin ka trennida hommikul. Vaatasingi, et okei, Rasmus HC-s tegi viimati selle numbriga, täna tegime koos HC-s, gymis tal oli teine number, need numbrid mind üldse ei huvita tänas kontekstis. Ja paningi HC plussis umbes 2 trenni, sest tal oli 5 kvartse kava ja jah, nii see käib, et sükesed väiksed pro-tipid siis, mida endal ka võib-olla kasuta. Aga see set oli suht rõve, ma ei olnud sellega rahul, nii ma filmin teisi seti ka teile. Üks panin uue nulli all, teeme set 2. See on juba kõvasti panen. See ma tunnen, ma saan kontrolli. Naps, mõnus pigistus ülel. Rahulik alla. Ilus väitus. Naps. Oleks lugema putsi, kui vist on 12. Nii, selle siis sama. Proovin varbaid juhida neutraalselt enda poole. Siis tõmba viits vähem säält. Aga vahepeal elad oma elu. 6, 7. Vehitus, pigistus. Vehitus, pigistus 3. Fuck. Putsi. See saate juba kõvasti parem. Sellega võite rahul olla, aga
jalapäev ikka nussib rõvedalt läbi, aga noh, see on fun. Naudin seda täiega, et jah, üks jättis veel ja siis liigume edasi. Vot, saame ei filmi, aitab küll. Ajate piisama kuradi hurvakil perset ja hämstlengi juba näinud, rohkem ei saa. See maksab juba ekstra. Ühesõga, nüüd teeme siis ühe jalaga õllega edasi. Teeme siis masinal. See masin, kui te peaksite kunagi HC-st sattuma, siis teate, et see masin on siit oleks rohkem raske. Kui ma näiteks Spartas laen mingi kuidagi 67 peale, siis siin ma arvan, ma teen 21 kanti. Aga hakkame pihta. Teeme tööseeri, sest just tegime hämmid, siis sooja rohkem pea tegema. Fuck. Teine jalka. Nüüd lauses ei ole mu lemmikmasin, et HCL Lasnas on ka ühe jalapõlvega minu arust see ja see on kätasse laetav. Meil oli ka vanasti see kätasse laetav siin, mulle see meeldis õudselt palju rohkem, et see ei ole mu lemmik. Ma kui te ei saa seda tunnetust, ta on suht raske, ta on suht ebamugav, samamoodi naiskliente peal. No ei saa siin teha, sest lihtsalt ta on nii raske, et nad alustab põhimõtteliselt nulliga, aga ikka on rõve. Ja see setup on ka suht siuke spetsiifiline olema selleks, et ta oleks üldse mugav. Aga ei ole hullu. 2 seti veel. Teeme ära. Praegu siis massifaas käib. Nagu ikka, paks poiss. Kaal on mingi 106 kanti. Kolimise näol oli toitumine suht kaootiline. Võtsin mingi paar kilo alla, sest lihtsalt ei olnud aega. No, tead, see ei ole mingi vabandus. Oleks saanud paremini optimiseerida. Oleks saanud paremini planeerida, aga mul on küll see, et kui stressi tase on kõrges, kui teie toitumine läheb väga putsi. Ja just niipidi mul lihtsalt nullhoidus, mis siis massifaas ei ole hea. Aga ei ole hullu. Et nüüd on juba paigas, täna väga hästi kõik, eile oli päris hästi. Kaal vaikselt tõuseb üles tagasi, tahaks siuke 110-115 kanti olla umbes sama kuivusega. Et siis sealt saab juba hakata vaikselt mingi prepi asju mõtlema kunagi. Nüüd, kuna ma lähen Openisse, siis jällegi Openis siuke lavakaal võiks olla miinimum 105, ideaalis 110. Et siuke 95-98 pole Openis väga meie teha. Et jah, vaikselt kasvatame, vaikselt töötame. Ongi siin 2 seti veel, keha-errid ja see on veel säär ja siis natuke kõhtu ka. Et me hullu enam ei ole, aga see on üks trenn veel ja see on üks kliendi check-up stuudios ja kui meil nädal aega Eestis ei ole, ma proovin posing content'is igapäevaselt postita praegu, siis ma filmin mõned klipid ka stuudios ja nii ta läheb. Nii, ühesõnaga, oleme siis posing temple, poseerimistemplis, mis iganes. See on siis minu stuudio, olete kindlasti juba näinud. Siin vlogis on ka. Ehk siis enne ma tegin trenni lõppu väga kiiresti, siis mul tuli klient. Kliendile läks lihtsalt ajad sassi, ta mõtles, et tund varem, ei ole hullu, saime tehtud kõik chill. Ma niikuinii lõpetasin, siis ma lihtsalt ei jõudnud vlogi lõpeta. Ehk siis võtame trenni kokku, trenn läks väga hästi, nagu ma mainisin, mul on siuke 4-day split. Jõunäitajad olid head, tunne oli hea, aga jällegi mingid asjad vajasid kohanemist, kui ma tegin teises saalis, kui ma eelmine üldse trenni tegin. Mis me siis nüüd siin teeme, just võtsime ühe kliendin möödud, ehk siis mul on online klient, kellega me siis kord kuus saame kokku, teeme möödud, teeme pildid, kõik siukesed asjad. Mulle meeldib lihtsalt väga spetsiifilisi kohti mööda, sest ongi see, kui sa näiteks möödad keskkohta, kas sa möödad nagu liiga üle alt, liiga alt, siit.
iga näite erinev, samamoodi kõige muuga, käed, jalad ja nii edasi. Siis ma mingi kindlad kohad välja kujunenud, kus ma saan alati kliente mööda. Kui online klient on Tallinnas või siis satub Tallinnasse, siis ma ikka proovin ka nendega kord kuus kohtuda. Aga siis praegu hakkame contenti filmima, kuna ma homme lendan Poola ja nagu mainisin, tahaks siis igapäevaselt postitada oma poseerimis Instasse. Ehk siis praegu teemegi siuke 5-6 riili, erinevad tutorialid. Tõenäoliselt praegu fookus tuleb teha mensusik ehk siis Run Fitness. Siis võib-olla teen paar siukest overall poseerimistippi, lavalise oleku tippi ja siis ma tean, ma näen content olemas, ma ei pea selle üles lässima ja nii ongi. Kokkuvõtteks siis veel vlogi nii-öelda katkenlikest osadest siis, ehk siis eelmise nädala trennid. Võtan mäluhelikke kokku, ehk siis jah, mul oli mingi võistlejad, kes mul läheb võistlejad, kes on võistlejad, mingi fighterid, kellega me tegime koos siis mingi väiksed klipid, mõned trenniklipid. Ehk siis jah, nagu ma maininud, mul on siis enamuste kliente, ma mitu eri setupi, ma on kliendid, kes on full online, ma on kliendid, kellega on siis niimoodi, et esimene nädal kõik trennid koos ja siis iga nädal üks trenn pluss siis posing. Siis ma on kliendid, kellega on iga nädal üks trenn ja enamus kliente on siis niimoodi, ma teen esimesena koos, 3 näitajad ise seisvad, aga ma olen neil läbi neti olemas, et mis iganes vaja, siis küsivad, mure on, annan teada, vastan, aitan olemas. Ja kui me käime ka samas saalis, siis ma saalis olles ka alati hea meelega aitan neid. Aga jah, et siis lihtsalt, kuna ma olin saalis, mul oli kaamera kaasas, tegime klipid, mis ma veel oli. Julius, kes läheb mul kohe võistlema, tema posing, siis üks open posing tüdrukutega, vist oli Sigreidi ja fucking hell. IFB tüdrukutega, siis trenn, kes mul käivad siis weekly open posingus. Midagi oli veel, äkki oli NPC open ka, ma ei mäleta isegi ausalt. Ja jah, ühesõnaga sükise asjad siis. Mis täna veel ongi, nüüd filmisin content ära, lähen koju, pakin, näitan kellegi korterit ka teile, siis peale seda editin see video ära, et see oleks mul täna õhtuks üleval. Ja ega siis muud mitte, et see vlog veits oli see katkenlik, tavaliselt ma meeldib üks päev kokku tõmmata või siis jaotada tegi nädala peale, mis iganes, aga lihtsalt pool vlogi tegin ära, läksin kolimise kõige muuga hoogu vlogi unarusse. Aga ma ei tahtnud seda nii-öelda contenti kaotada, ehk siis nüüd teeme teise poole. Aga täna siuke chillin päev, rahulikum päev, ei ole nii põnevat, ongi trennid, oma trenn, vana korteri võtmed, content, pakkime, easy peasy, et mitte meie siukest hull põnevat. Ühesõnaga, näitan skillet oma uut creepy ka, ehk siis see on söögilaud on ju, siis siin on siuke karika ala mul, karika riiul, värgis-särgi toodud, ma näitan lähemalt. Boom. Eestikate karikad. Boom. MM ja Euroopakad. Boom. Need on mingi siis ala aasta sportlase mingi auhinnad. Siin on kõik Eesti karika, Eesti meistrikad ja see kõik mingi muu nodi. See on üks maal. Minust. Nii-öelda siis või mille ma kunagi nii-öelda välja nägin. Nüüd obviously way more palju tätokaid. Siin on siis ka siuke väike Euroopakate mingi kuradi diplomid, karikad. Siin on office space. Nagu ikka, valge Monsu 1, valge Monsu 2. Aga see on siis ergonoomika keskuse poolt mulle tehtud. Et see on siuke tõstuklaud, ühesõnaga ülituusa. Kõlarid, monitori saab liigutada edasi tagasi. Ülituus hiir, ergonoomiline hiir, kui pole proovinud, siiralt soovitan. Ja siis ma on tegelikult veel ka siuke ergonoomiline pukk, mille peal ma tavaliselt istun, kui ma just laual ei seisa, aga praegu on see teine tool, sest ma lasin naisega seal olla. Nii, ehk siis siuke väike rundown, väga palju rohkem ei näiti teile, sest mulle meeldib mu privaatsus, et nii palju kui videost ausse jääb, nii palju jääb.
aga sihukest erilist mingit tuuri ma ei taha hakata oma kodus tegema, et tahaks ikkagi kodus säilita mingisuguse privaatsuse. Et jah, ühesõnaga sihuke ta on. Võtame vlogi kokku. Lähme kuhugi paremasse kohta. Tuleme siia. See on just so chill. Nii, sätime kaameraga veits. Et ühesõnaga sihuke see uus creep on. Et sihukese vlog oli siis natuke kaootiline. Mitte meie hullu, ma arvan. Jah, ühesõnaga kolitud, uus kodu, uus korter, väga rahul sellega. Kliente väga rahul, tööga väga rahul, pulka vaikselt sujub, vaikselt paisun läheb paksemaks, nagu näha on ju. Ja jah, egas suurt midagi. Et sorry, et see siuke üks näol oli siuke kaootiline. Nüüd siis lähen Poola. Poolas olles saan siis jällegi maasse tagasi oma loogidega. Et saan siukese mõnusa rutiini sisse. Ja Poolas kindlasti on vlogi. Eks see on tõenäoliselt tuleb 2 vlogi. Tuleb see. Ja lõpus tuleb teine. Ja siis tahaks jälle once a week siukese vlogi teha. Rassi Aurab episood ka kindlasti veel. Kus ma ei tea, võtan mingi X teema ja reaalselt lihtsalt jauran selle üle mingi tund, pool tundi, mis iganes. Aga ühesõnaga, thanks, et vaatasite. Thanks, et suubisite. Kui ei ole veel suubinud, pange suub. Pange kindlasti comment, andke feedbacki. Feedback on väga hinnatud. Ja jah, näeme järgmine kord.